No nii, uus ajakiri on juba tegelikult nädalapäevad väljas, aga kuna me sinuga mõlemad olime Genfis, siis teeme selle tutvustuse vähemalt nüüd ära ja kohe ajakirja lahti lööd ongi Genfi uudised olemas. Škoda kenasti pildis. Jah, eks me mõned uudised loomulikult tõime ka ette ära, aga loomulikult korralik näitusülevaade on alles kujundajal töös, nii et vaatame, mis kujule see tuleb, aga sealt tuleb ikka päris mitu lehekülge. Siin on siis tõesti mõningad eelvaated, see sama Škoda tulevane Kodiaq, millele sa just viitasid. Aga põhilood on siiski nagu ikka, suur autodest on meil esinuslikes luksusmaasturitest, sellised autoklassid nagu Audi Q7, Volvo X90 ja nende konkurendid. Kahtlemata väga põnev lugeda ka neil, kes nende autode nii küüni, vähemalt selline unelmate poole püüdlemisel. Ja kui me luksusautode poole läksime, siis on ka hobiauto rubriigis seekord üks väga põnev luksusauto 30. aastates, üks vana Lincoln. Me oleme Taitse rallipargi kollektsiooni autodest varemgi juttu teinud ja seekord jõudsime siis ühe väga põneva Lincolnini, mis peaks olema selles regioonis küll ainus enda saaliste seast. Loomulikult põnevaid proovisõite seekord siis Mazda MX-5 kuni Ford Focus RS-ini seekord siis tehtud mõned kiiremad ringid ka ringraja peal. Tagapool siis üks kasutatud auto seekord midagi eksklusiivset, räägime ühest Eesti inimüüdud niinimetatud pirukast Citroen Berlingost. Ja kui ka endisse vaadata, siis vormelihooaeg pole enam mägede taga ja nagu märtsinumbris ikka, siis 16 leheküljeline vormel 1 plokk on vahel, nii et kõik etapid, kõik võistlejad, selle hooaja põnevamad uudised, tulijad, kõik on kirjas, nii et vormelihuviliste kindlasti see ajakiri pakub rohkem huvi, kui võib-olla mõni selline, kus vormelist vähem juttu, kuigi meil on vormelist hooaja vist alati juttu. No ütleme niimoodi, et inimesed on erinevad ja ega viimasel ajal vormel 1 kohta muud ei ole kui nurinat kuulda. Ütle, kas läheb põnevamaks? Tahaks väga loota, et läheb, ega keegi ei oska ju ette seda ennustada, aga eeldused selleks on olemas, nii et ootame põnevusega esimest etappi ja järgnevaid võistlusi. Järgmises ajakirjas etteruttavalt, siis nagu sa mainisid, tuleb Genfi autonäitus. Jah, loomulikult Genfi autonäitus ja traditsiooniline suverehvide testki on veel... Just selle peale ma vihjasingi, et ootan juba. Just ootab avaldamist. Praegu õnneks on veel lund piisavalt palju maas ja ei soovita kellelegi veel rehve vahetuma minna, nii et ootame selle järgmise numbri ära, nii et järgmises numbris siis lisaks Genfi autonäitusele ka suverehvid, nii et autoteemat järgmises numbris veel rohkem kui selles.